reklaamid kuuldud, mingem siis meie nii-öelda väliskorrespondendi juurde. Tüüpilise saateosa juurde ja meil on hea meel tõesti täna viimases saates ka rääkida Alev Strömi. Alev, oota üks sekund. Alev, oota. Kuuled, jaa. Meil on omavahel nüüd üks kana kitkuda. Me kitkume selle kana ära, nii 3, 4. Tere tulemast otse-eetrisse Kreisi raadios, härra Alev Ström, Stockholm. Kas on kuulda? Jaa, siin Stockholm, siin Alev Ström. Olen praegu oma kabinetis, kus teen tugevasti tööd. Kuigi väljas on soe ilm, praegult on Stockholmis 40 kraadi sooja, see on hämmastav, et nii palavaks on läinud, kus juures veel tund aega tagasi sadas lund. Stockholmi ilmad on viimasel ajal väga muutlikud. Ja, aga kuidas teie elate? Meil on sama asi, meil just hommikul läks jää ja õhtul tuli tagasi. Teil on jää, no meil ka kuidagi läheb juba jahedamaks. Aga muidugi ma tahan tänada teid kõigepealt selle kingituse eest, mis te mulle saatsite. Ma kuulasin ühte saadet, teil oli see uues stuudios oli üks asi, mida ei tohi näppida. See on nüüd mulle ilusasti kätte jõudnud. See on ilus kell. Ja, palun. Ma ei näpi seda üldse. Aga ta ise näpib ennast. Bravo. Aga mitte sellest ei tahtnud rääkida. Täna võib olla peatuks ühes huvitava teema juures, nimelt suvi 1997. Kas pole imelik, retooriline küsimus on see, kas pole imelik, jääbki vastus võlgu esialgu, et nii kiirelt on saabunud suvi ka siia Stockholmi. Mida teha suvega? Murdsime päid mitmekesi, sealhulgas üks tuntud Rootsi helilooja Åke Tillbackan ja mõtlesime tükk aega ning tulime 13. jaanuaril mõttele. Tuhka me siin Rootsi Stockholmis konutame niisama, teeme parem projekti. Ja praegu ongi nii kaugel juba asi, et Åke Tillbackan on kirjutanud suure oratoriumi Svenssoni lähetamine ja selle ettekanne, see on massi ettekanne, toimub minu svenskönlik ekstreempuppet-teateri esituses. Seal osaleb, see on välietendus, seal osaleb umbes 6700 väikest nukku ja 27043 suurt 3-meetrist nukku pluss 50 000 meeslauljat ja 77 000 naiskoorilauljat. Alev, kes laulab Svenssoni osas? Svenssoni osa oleme praegult mõelnud, et algul me mõtlesime, et anname selle Lars Sundinile, aga Lars Sundin on viimane aeg olnud väga haige. Ta ei ole välja tulnud, ta ei pea viisi, tal on ääl ära. Ja sellepärast me panime Svenssoni mängima ja laulma ühe nuku all temaga manipuleerin mina. Nii et mina ise laulan selle Svenssoni partii. Siin Svenssoni lähetamises, tähendab, partituur on Eestis olnud juba 2 nädalat ja muusikateadlased on uurinud teda ja lahanud. See on kirjutanud noote välja ja on leidnud, et Svenssoni ema partii on veel raskem kui Svenssoni enda partii. Kes laulab Svenssoni ema partii? Svenssoni ema partii laulab Jutta-Britta Völund. Seda me arvasime. Me otsime pöialt siin Eestis, et Jutta-Britta Völund laulaks seda osa. Aga no peale Völund ei olegi, kui ülemist dood ei võta ikka nii puhtalt ükski. Ja veel üks osa Svenssoni ema kõrval on Svenssoni naaber. Kes laulab Svenssoni naabret esiettekandes? No, hea humoorikas küsimus on see. No, algidee on loomulikult selle minu
naaber Svenssonist ja mina olengi tema naaber. No, tõepoolest olen väike sinna, konksuga küsimus. Ja olen minagi sinna Svenssoni lähetamise personaalselt sisse kirjutatud. Siis küsimus, kes laulab Alev Strömi osa? No Alev Strömi osa ma pean ise laulma, nii et nagu te saate aru, on koormus suur. Topeltroll. Jaa. Ma laulan ma käin vahepeal olema laval korraga. Ja meil on tulnud täna juba selle sinu telefoni kõne ajal. Nii, ja raadiokuulajad just helistasid ja küsid, et kes laulab teispool naabrit? Teispool naabrit me panime koori, osa mees koorist. See on suur maja. 30 000 inimest. Üks küsimus on tulnud veel Riiast ooperiteatrist, üks vana baritoni laulja, kes enam Riias lavale ei tule, küll aga tahab teada saada võimalikku honorari suurusest, et ta hea meelega lööks kaasa. No need on miljoonid, mis sinna tulevad praegu. Ja jutt käib dollaritest.